te tahate oma spordiala edukalt harrastada, olgu see siis korvpall, jalgpall, võrkpall, ükskõik mis ala, selleks on teile vaja tugevat ja stabiilset keha keskosa. Täna me hakkamegi seda treenima koos olümpia 18. koha omaniku Karl-Martin Rammoga ja 9. klassi tüdrukutega. Teeme keha keskosa harjutusi selili asendist. Kõige tähtsam on hoida vaagna ja rindkere asendit kogu selle harjutuse vältel liikumatu. Et kui jäsemed liiguvad, siis rindkere ja vaagen ei liigu. Et keha keskosa lihastega hoiame siis kontrolli. Nii, aga vaatame esimese kohe üle. Jass, tule selili. Jalad tõstame põlvest ülesse. Nii, ideaalis peaks seda tegema neutraalse lülisamba asendiga. See tähendab seda, et selg on natukene maast õhus. Sellest asendist tõstame käed ülesse ja teeme käelangetusi. Jass näitab ette ja tagasi. Ja jätka. Ja tee veel kordusi. Et nagu näete, vaagen, rindkere asend ei muutu. Keha keskosa on tugev, pingutate kõiki lihaseid, mida vähegi oskate, mis siin on, hingate rahulikult ja teete kordusi, rahulikult korda mööda. Et isegi pea asend ei muutuks. Nii, väga hea. Proovime. Kõhulihased pingul, põlved natuke rohkem enda poole, käsi hoia paigal, natuke aeglasemalt. Pinguta kõhulihaseid. Hästi. Pea on vastu maad, pea pane vastu maad. Lõug natuke rohkem sisse. Hästi. Tunnete just selja osa. Väga hea. Nii. Katsuge mõelda kogu aeg keha keskosa peale. Käsi teeb nagu sellist taustatööd, et selle peale väga mõtlema ei pea. Kellel on alaselg väga nõgus, seda rohkem peab pingutama. Katsu suruda selga rohkem. Oot. Järgmiseks teeme sama harjutuse natuke raskema versiooni. Tõsta uuesti jalad üles, aga nüüd käed pane maha. Jälgi, et sul õlad oleksid vastu maad, lõug ilusti sees, jälle. Kõhulihased aktiveeritud ja teeme jalaliigutuse. Proovime kannaga puudutada vaikselt maa ära ja tuua tagasi. Rahulikult, korda mööda. Ja keskendud jälle keskosale. Õlad ei tule lahti, pea ei lähe kuklasse. Hingad rahulikult. Kui sa tunned, et see on liiga lihtne, siis võid jala viia natuke sirgemaks põlvest. Proovi. Ja soovitan ka väikse pausi teha lõpus. Siis sa saad rohkem mõelda keskosa peale. Nii, 2 kordust veel. Väga hästi. 1 veel. Nii, pinge, hoiad ja tagasi. Ärge puusa alla käsi pange. Õlad vastu maad, lõug sisse ja tehke kannaga maa puudutus. Kui sa tunned, et selg tuleb maast lahti, siis jäta jalg põlvest kõveramaks. Vaatame järgmise variatsiooni, jalad jälle põlvest ülesse, seekord käed ka sirgelt ülesse ja teeme nüüd juba kokku pandult vastas käsi, vastas jalg. Ja siis proovib. Ja tagasi. See on väga raske variatsioon. Siin kindlasti enamustele liiga raske. Pea kipub kuklasse minema. Rinnakorv kipub kaasa minema. Aga proovime siiski ära. Jällegi igaüks saab tegelikult teha harjutuse natuke kergemaks, kui ta jätab jala natuke kõrgemale ja kätt ei lase ka nii kaugele. Just.
Ma arvan, et umbes selline 45-kraadine nurk on, mida me praegu võiksime proovida. Et täitsa sirgeks vastu maad on natuke liiga raske. Aga võite proovida, siis tunnete kohe ära, kuidas keskosa töötab ja stabiliseerib. Jälle sama asi, kujutate, et lüüakse kõhtu kogu aeg. Käsi sirge küünarnukist, hinge rahulikult, hoia. Hinged, nii pinge, stopp, hoia jalga. Jäta jalg natukene kõrgemale, ja tagasi. Tunnete ise see piir ära, kuhu maani sa saad.